Tšau, valmistame täna ühe kerge sprotisalati. Selleks on meil vaja keedumuna, sprotte, üks väikene sibul, majoneesi ja riivitud juustu. Kui me tahame suurt kogust teha sprotisalatit, siis muidugi me võime sinna lisada kartult ja porgandit ja marineeritud kurki, aga täna me teeme kerge sprotisalati ja selleks me eraldame munavalge kollastest ja hakime munavalge ära. Väga paljud hakivad kahvliga nii munavalget kui munakollast väiksemateks tükkideks, aga minule meeldib, kui on ikkagi noaga lõigata, nii et ilusad tükid oleksid hammaste all tunda. Munavalge on siin karbi sees ja nüüd võib küll kahvliga sprotte purustada, aga võib ka noaga. Vaadake ise, kuidas teil parem ja mugavam on. Mulle tundub, et ma eelistaksin ikkagi noaga neid sprotte tükeldada ja siis paneme need tükeldatud sprotid munavalge peale. Sprotid on siia munavalge peale juba tükeldatud ja nüüd hakime siia sisse ühe väikese sibula. Nüüd kui sibul on hakitud ja siia sproti peale asetatud, siis me raputame siia sibula peale ka riivitud juustu. Nii, kuigi palju juustu jäi mul järele ka. Ja nüüd me asetame siia juustu peale majoneesi. Ja te panite tähele, et ma ei ole siin kasutanud ei soola ega pipart, sellepärast, et ma tõepoolest loodan, et see majonees on maitsestatud. Muideks ma kasutan konkreetselt seda majoneesi esimest korda. Jäi ka majoneesi veidi järele. Ja nüüd ma hakin ära need järele jäänud munakollased ja asetan siia majoneesi peale. Ja nüüd on see kerge sprotisalatikene valmis. Põhimõtteliselt ongi kõik, ei olegi rohkem midagi vaja lisada, aga kuna mul on täna juhuslikul värsket tilli kodus, siis ma natukene pudistan siia muna peale ka tilli. Panen selle salati varsti maitsestuma, aga kuna ma kasutasin konkreetselt seda majoneesi täna esimest korda, siis ma ka testin selle salati kohe ära. See salat on juba praegu väga hea, aga ma siiski laseks selle veel mõne tunnikese maitsestada. Kerget sprotisalatit pane süda ja jälgi mind edasi. Tšau!